Tere! Tänase seminari teema on turunduse personaliseerimine ja automatiseerimine. Alustuseks kujutame ennast ette turundustöötaja rolli. Te olete turundustöötaja, kellel on vaja teha kampaania. Teil on olemas Exceli tabelid, teil on olemas CRM, Outlook on teil ka olemas, turunduslahendused ka. Aga kui vaja kampaaniat kokku panna, siis tundub ikka, et nagu midagi on puudu. Et neid andmeid on teil küll palju, kuid nad on igal pool erinevates kohtades laiali ning need süsteemid omavahel ei suhtle. Et turundussegmendi kokkupanemine on detektiivitöö. Mitme Exceli pealt, lõpuks kõhutunde pealt läheb mingisugune kiri välja. Kui see kiri välja läheb, siis on see personaliseeritusest väga kaugel. Et kõik saavad ühesuguse kirja, kas nad on siis olnud alles uudiskirjaga liitunud või nad on juba olnud aastaid lojaalsed kliendid, vahet pole. Ja mis siis veel siis saab? Kui klient tunneb huvi, klikib selle kirja peal. Hea on, kui te saate selle tagasiside. Hullem on, kui te käite erinevatest süsteemidest otsimas, et kas klient võttis teiega ühendust, kas ta ostis midagi. Et kui nüüd see olukord teile tuttav tundub, siis me oleme õiges kohas. Täna räägime lahendusest, mis pakub selle olukorrale leevendust. Mina olen Evelin Kirilova, olen BCS Itera CRM-i konsultant ja tutvustan täna teile Microsoft Dynamics lahendust Customer Insight. Täna on meil fookuses Dynamics 365 Customer Insights keskkond. Annan sellest ülevaate, räägime segmendid ja sihtrühmad üle, et kellele me saadame. Räägime üle, mida me saadame ja kuidas me saadame. Siis teeme ka väikese andmete analüüsi kokkuvõtte. Aga nüüd enne, kui me turundusmaailma sukeldume, tutvustan ma lühidalt, mis ettevõte on BCS Itera ja millega me tegeleme. BCS Itera on Eesti ettevõte, mis on turul tegutsenud juba 30 aastat. Meil on ka partnerettevõtted Lätis ja Leedus ning me kuulume Proximity gruppi. Meie meeskonnas töötab ligemale 100 liiget erinevates vastutusvaldkondades. Meie teenusvaldkonnad käsitlevad kõiki äripõhiteemasid. Me oleme Microsofti pikaajaline äripartner ja pakume järgmiseid lahendusi. ERP, kus on terviklikud majandustarkvara lahendused, HRM, kus on palga ja personalihalduse lahendused ja CRM, kus on kliendihalduse, turunduse juhtimise lahendused. BI ärianalüüsi lahendustega. Tänane teema on CRM-i valdkonnast ja räägin teile ka sellest, et CRM Microsoft Dynamics 365 lahenduste hulka kuulub väga mitmeid erinevaid mooduleid. Tutvustan ka neid, et teil oleks siis hea ülevaade, mida millega teha saab. Customer Service on nähtud ette klienditeeninduseks, Sales müügihalduseks, Field Service välitööde halduseks, Project Operation projektihalduseks ja Customer Insight, teema, millel me täna peatume, see on turunduse tööriist ja see on mõeldud kliendi ülevaadete saamiseks. Customer Insight ise koosneb 2 erinevast moodulist. Üks moodul on Customer Insight Journeys, mis võimaldab siis luua ja automatiseerida personaliseeritud turunduskampaaniaid vastavalt sellele, kuidas klient on talle saadetud sõnumi puhul käitunud ja mida ta on eelistanud. Ja teine osa on Customer Insights Data, mis on kliendi andmete ühendamise ja analüüsi tööriist. Et toon teile ka näite, et kui teil on näiteks kasutusel Customer Service kliendi pöördumiste haldamiseks, Sales, kus saate müügiandmed kokku, teil on kasutusel ka näiteks isegi Customer Insight Journey, kus saate saata välja turunduskampaaniaid, siis Customer Insights Data võtab kogu andmed kõik kokku ja ühte kohta annab tervik ülevaate ning teeb ka prognoosid tulevase kliendi käitumise puhul. Täna keskendume me Customer Insight Journey'le.
ehk kliendi teekondadele. Customer Insight Journey koosneb 2 osast. Üks osa on siis real-time journeys ehk reaalaja teekonnad, siis süsteem reageerib kohe kliendi tegevusele, saadab välja sobiva pakkumise ja event planning ehk ürituste planeerimine. Seda kasutatakse siis, kui on ette planeeritud tegevused. Ta sobib väga hästi näiteks kampaaniate ja ürituste jaoks. Toome välja ka peamised kitsaskohad turunduse personaliseerimisel ja automatiseerimisel. Need probleemid, mida me nüüd lahendama hakkame. Andmed on laiali erinevates süsteemides, erinevad Exceli tabelid, näiteks ühes on teil kontaktandmed olemas, kuid samas te ei tea, kas klient on andnud turundusnõusolekuid või mitte. See info on teil kuskil teises Excelis ja need Excelid ju omavahel ei suhtle. Raskused õigete sihtrühmade määramisel. Ei tea, kas need andmed, mis teil on kuskil, on segmenteeritud, kas keegi on neid muutnud, mille järgi keegi üldse on neid sihtrühmi määranud. Võib-olla on ta seda teinud puhtalt kõhutunde pealt. Sõnumid ei ole piisavalt personaalsed. Et nagu ma juba alguses ütlesin, ühesuguseid kirju saavad nii alles liitunud kliendid kui ka need, kes on juba aastaid meie lojaalsed partnerid olnud. Ja lõpuks turundus reageerib aeglaselt kliendi tegevusele, kui ta seda üldse teeb. Siis kui õige hetk on möödas, on väga raske uusi kliente püüda. Aga liigume nüüd Customer Insight Journey tutvustama otse lahendusse. Customer Insight Journey oma ülesehituselt näeb välja täpselt selline nagu teisedki Dynamics 365 lahendused. Et nagu ikka, vasakul pool on menüüriba, kuhu on välja toodud siis kõik funktsionaalsused, mida Customer Insight Journeys saab kasutada. Siin allpool on alajaotus. Siin me näeme nüüd reaalajas teekondi ja sündmuste planeerimist ehk seda event planningut. Eraldi on välja toodud veel sätted. See on siis peakasutajate ja administraatorite jaoks, kus nad saavad seda süsteemi kohandada ja sättida. Ja eraldi koht veel koolituste jaoks. Äärmiselt mugav, klõpsate ainult nuppu ja kohe viib teid link Microsofti juhenditeni, kus te saate materjale lugeda, juhendeid lugeda, asju läbi treenida. Ja siin on võimalik vaadata ka videosid. Ühesõnaga, te ei pea mitte kuhugi kaugele eksima, kõiki asju saate vaadata ühest kohast. Ja kui me siia sisse logisime, vaatasime, et oleme Customer Insight Journey'l, oleme alustamas asju, siis Microsoft on kohe põhiasjad ka siia avalehele välja toonud. Et reaalaja teekondadega on põhitoimingud meilisõnumite koostamised, siis teekondade loomised ja tekstisõnumite koostamised. Ja muud alad, see on siis event planning siit altpoolt, kus on võimalik planeerida järgmiseid sündmusi, nagu konverentse, seminare, treeninguid. Saate hallata eelarvet, päevakavasid, seansse, sõnavõtjaid, osavõtjaid ja hiljem saate kasutada neid andmeid, mida te olete kogunud siis ja saate klientidele otse saata meile ja see suhtlus on siis palju kiirem kui kuskilt eraldi andmeid kokku otsides. Aga liigume siis nüüd järjest loogilist radapidi, et vaatame, mismoodi see töö siis võiks käia ühel turundustöötajal. Et kõigepealt oleks tal vaja hakata segmente koostama, et kellele me üldse midagi saadame. Selleks valid segmendid ja hakkad koostama uut segmenti. Minul on juba mõned segmendid siia loodud. Ma saan ka neid korduvalt kasutada, sellepärast on uue segmendi loomisel äärmiselt oluline, et te kirjutate selle pealkirja võimalikult täpse. Et te pärast ise ka aru saaksite, mis andmed seal sees on, et teil oleks seda võimalik kasutada.
Uut segmenti on võimalik siis luua väga erinevate andmete pealt. Te võite väga keerulise segmendi teha ja võite ka väga lihtsa segmendi teha. Teeme näidiseks ka ühe. Võtame ühe lihtsama variandi. Võtame näiteks Tallinna elanikud. Siis ma saan valida sihtrühma. See on nüüd kas kontaktandmete pealt või müügivihjete pealt. Mina valin, et ma soovin neid andmeid kontaktandmete pealt pärida ja nüüd tuleb mängu GoPilot. Minu päringu abiline ehk et sellega on mul võimalik lihtsalt siia kirjutada, mida ma tegelikult seal näha soovin. Kuna minu segment on niivõrd lihtne, et Tallinna elanikud, siis ma ei hakka seda GoPilotit siin kasutama. Teen selle ise käsitsi palju kiiremini valmis, sellepärast et ma ju tean, et sõna Tallinn on mul kirjutatud linnavälja peale. Kui ma vajutan loo, siis nüüd mul ongi see koht avanenud, kus ma hakkan seda segmenti looma. Segmendi loomine on ülilihtne, et vaatame, mis alustel saab siis neid asju teha. Atribuudirühm. See on üks element. Atribuudirühmade alla kuuluvad kontaktid, kontod, sündmused. Kõik tabelid, mis teil on CRM-is olemas, sealt alt saab infot koguda. Kui te nüüd näiteks vaatate, et siin kontakti all on 260 atribuuti, siis mõnele võib tunduda, et oi, mis häid asju ma nüüd siit programmis saan. Aasta sissetulek ja abitelefon ja hüüdnimi, hinnakiri, haridus. Et mingit sellist võluasja siin ei toimu. Et kui teie ei ole neid andmeid kogunud, siis ega teil pole mõtet neid andmeid ka pärida. Aga inspiratsiooniks on muidugi väga hea vaadata, et mida kõike on võimalik koguda. Nii, aga jätkame selle segmendi loomist. Minul oli siis vaja otsida Tallinna elanikud. Mina tean, et see on mul linna välja peal. Kirjutan linn, tean, et ta on mul siin. Nüüd ongi aadressiks panen Tallinn ja vajutan prognoos. Nüüd ta näitab mulle, et mul on siin rühmas juba 39 liiget. Ma saan vaadata, kes need inimesed mul siin ka on. Ja ongi see segment valmis. Nii lihtne see segmendi tegemine ongi. Kui sulle meeldib see segment, Tallinna elanikud, salvesta ära, vajuta kasutamiseks valmis. Aga kui sa tahaksid veel kaasata kedagi siia, siis on sul selleks järgmisi võimalusi. Sa saad valida inimesi käitumisrühmade järgi. Näiteks sa tahad saata ja kutsuda neid inimesi, kes on meili blokeerinud näiteks. Sa saad siit valida käitumisrühma järgi või tahad hoopis kutsuda mingeid inimesi, kes on turundusvormi külastanud. Saab kasutada ka olemasolevat segmenti. Mäletate see lehekülg, mis mul alguses lahti tuli. Valin näiteks, et ma tahan kutsuda kirja saata ka nendele inimestele, kelle ma olen CRM seminarile kutsunud. Siin on 7 inimest ja nüüd ma panen siis nad kokku, et ma tahaksin mõlemad nad ühte segmenti lisada. Vajutan uuesti prognoos. Nüüd mul peaks tulema siis 39 + 7. Vaatame, kas tuleb 46. Tuli 46 ja võin selle segmendi ära salvestada. Soovi korral võin lisada siia veel kontakte, et tean näiteks, et tahan nime järgi veel kedagi kutsuda. Tahan kutsuda selle Heriberto ka. Lisan tema ka siia. Samamoodi saab ka inimesi välistada siit segmendist. Nii lihtne see ongi. Aga nüüd liigume edasi segmendi koostamiselt. Kui meil on valmis tehtud see asi, et kellele me tahame midagi saata, siis järgmine küsimus on, mida me tahame saata. Selleks on kõige parem kasutada malle. Mul on võimalus teha malle meilide kohta. Mul on võimalus teha malle vormide kohta, teekondade ja ülesannete kohta. Meilide ja vormide kohta on Microsoftil väga palju näiteid tehtud. Kui ma siit mõned lahti klõpsan, siis te näete, et siin on sellised pildikesed. Nüüd näete suuremalt seda pildikest
ja neid näidiseid ma saan ka ise redigeerida või siis lihtsalt on need inspiratsiooni ammutamiseks. Loomulikult te saate ka ise kõik asjad nullist valmis ehitada, aga võib siis vaadata, et kui see kujundus näiteks sobib, saate ise teksti juurde lisada, pilte panna, nuppe, QR-koodi. Vaatame seda meili saatmise juures natukene täpsemalt. Aga praegu hülgan selle muudatuse ja näitan, mismoodi on siis see meilimallide ülesehitus siin. Pange tähele, nad on nagu teemade järgi ära jaotatud. Uue toote kohta on ühed mallid, tehingute jaoks teised, sündmuste jaoks kolmandad valikud. Kui te olete mõne malli ära kohandanud, siis ta ilmub siia kohandatud mallide alla. Teeme ise ka mõne uue. Teeme vormimalli ja alustame täiesti nullist. Et neid malle ise luua on väga mugav. Et siin on olemas siis see tühi leht, kuhu sa hakkad seda vormi looma ja siit on siis võimalik valida väljasid. Ja siit on võimalik lisada elemente juurde. Hakkame väljade valikust siis pihta. Ma võin neid välju siit otsida. Näiteks kirjutan eesnimi ja lohistan selle kasti siia. Siis võtan järgmise asja, kirjutan perekonnanimi näiteks. Ja lohistan jälle ta sobivasse kohta. Seda asukohta saan siis ise valida, kuhu ma tahan ta lohistada. Elementide lisamine. Saad lisada tekstiplokki. Saad siia oma teksti sisse kirjutada. Pildi saad lisada. Ma nüüd päris täiesti suvalises järjekorras praegu lisan neid asju. Siin avaneb siis mulle, kas need pildid, mis mul on kuhugi siia teeki üles pandud, saan neid ka üles laadida siin. Et kohe peaks siia ilmuma mul mõned pildid. Tundub, et ei taha praegu ilmuda. Nii, paneme siia selle äriajakirja pildi. Robotilõksu on ka võimalik lisada. Sellise asja saate panna. Esitamise nupp. Esitamise nupu alla siis pannakse URL, kui klient sellel klõpsab, siis te saate jälgida, kas ta on käinud klõpsamas, kas ta on asja vastu huvi tundnud. Kui teil on nüüd see mall valmis tehtud, siis teil on võimalik seda veel kujundada. Kujundusriistad on siin kõik. Ja teil on võimalik ka sätted paika panna siin vormil. Et sätete all siis pannakse paika kas mingid duplikaadireeglid, et näiteks kui klient registreerub kuhugi üritusele ja kui ta on meil juba süsteemis olemas olev klient, et kas siis uuendatakse andmed, kirjutatakse üle või ühendatakse. Ja siis on esitamisjärgsed toimingud. Et te saate valida, kas on siis tänuteatis või on võimalik siis suunata pärast ümber ja tõrketeatise saate samuti panna. Kui mingil põhjusel klient saab mingisuguse tõrketeatise, siis see tekst, mida teie tahate, et ta loeb, sellest te kirjutate siia. Kui teil on vorm täiesti valmis tehtud, siis te võite vaadata seda eelvaatest ja testida. Visuaalselt siin praegu midagi ilusat ei ole, aga põhimõtteliselt te saite sellest aru. Aga ega ei pea kõike alustama mallide pealt. Te võite meilisõnumit hakata kirjutama ka otse. Et kui ma nüüd tahan hakata kirjutama uut kirja, valin siit uus, siis ta esimese asjana pakub mul ikka, kas sa tahad kasutada mingit malli. Mina ütlen, et ma ei taha praegu kasutada, jätan vahele. Ja siis ma saan täiesti nullist hakata ise looma. Lisada näiteks siia oma firma logo ja automaatselt on ainult see jalus paika pandud. Et see peab olema
et kliendil oleks võimalik siis keelduda teie reklaamist. Kui jälle see meil on kõik valmis tehtud, siis vajutate salvesta, kontrollite sisu ja saadate ära. Vaatame mõnda kohandatud asja ka, kuidas on võimalik kohandada mõnda meili. Mul on siin varem valmis tehtud aja kokkuhoiu mõttes. Olen kohandanud ühte Microsofti malli, lisanud siia lihtsalt enda poolt igasugust infot juurde. Et mida see üldse lisada saab? Saab panna, kes on saatja. Võib-olla tahate personaalset inimest nimepidi panna, võib-olla tahate osakonna nime panna. Siis näitab ära, milliselt meilt läheb see kiri välja ja kirja teema. Kirja teemale saate te lisada emotikone ja seda on teil võimalik ka isikupärastada. Igal pool, kus on näha see välgunoolega mehike, siis see tähendab seda, et kirja on võimalik teha isikupärasemaks. Te saate siia lisada näiteks selle eesnime. Ja kui ma panen siia see eesnimi, siis otsitakse süsteemist kontaktandmete kaardilt kliendi eesnimi siia. Olen lisanud siia pildi, olen lisanud siia teksti välja, siin olen ise mingit teksti teinud ja nüüd see plokk siin, see on tegelikult Copiloti abiga kirjutatud tekst. Et seda saab teha siin sisu ideede all. Eesti keeles ta ei kirjuta hästi, aga inglise keeles teeb päris hea teksti. Loomulikult pärast vaatate ise üle, täiendate, muudate jälle isikupärasemaks, lisate oma asju. Aga ideid siit saab. Lisasin siia ka paar nuppu. Kui ma nupu peale klõpsan, siis te näete, et mis URL-i ma siia olen pannud. Ja kui siis klient on sinna vajutanud, siis ma saan näha, et kus kohas klient on käinud. Kui ta kuhugi ei vajuta, siis tõenäoliselt see teda ei huvita ja ei kõneta. Selle pealt saan teha oma järeldusi. Teisel nupul on mul teine aadress pandud. Piltidest tahtsin ka veel rääkida, et pildi puhul saab kasutada mallides sellist võimalust, et lubate tingimusliku sisu. See tähendab seda, et kui teil on tehtud üks kirjamall, mis saadetakse näiteks Tallinna elanikele ja Pärnu elanikele, siis teil on võimalik teha niimoodi, et kui elanik on Tallinnast, siis kuvatakse talle ühte pilti. Ja kui elanik on Pärnust, siis kuvatakse talle teist pilti. Et selle jaoks te ei pea siis tegema nagu kahte eraldi malli, kahte eraldi saatmist, vaid te saate saata kõik ühe hetkega, lihtsalt teil on need reeglid paika pandud. Nii, nüüd oleme me ka meilisõnumid läbi rääkinud. Vormidel me ka juba peatusime. Nüüd vaatame üle tõuketeatised. Natukene võõras on see eestikeelne väljend, et tegelikult nagu push notification me räägime tegelikult ju selle kohta. Vaatame, kuidas see välja näeb. Vajutad uus ja siis ilmub sulle aken, kuhu sa hakkad kirjutama teksti, paned pealkirja, ootame teid ja siis kohe näed, milline ta sinu mobiiltelefonis välja näeb. Mul on siin üks valmis ka juba. Tegin ühe valmis asja, tahtsin näidata, et saab pilti ka lisada. Ja siis, kui te selle pildi ära lisate, siis teil on võimalik vaadata, mismoodi seda nagu mobiiltelefonis siis kuvatakse. Saate kontrollida sisu, teha saatmistesti. Kui meeldib, siis on ta saatmiseks valmis. Tekstisõnumite puhul on täpselt samad võimalused. Olen teinud siia ühe tekstisõnumi. Jällegi, kirjutad lihtsalt teksti ära ja siis kuvatakse sulle see siin. Kui me nüüd mööda menüüd liigume, siis me näeme, et siin on veel kanaleid. Minul siia rohkem kanaleid lisatud ei ole, aga põhimõtteliselt, et kui teie ettevõte kasutab näiteks Facebooki, Instagrami, et siis võib ka siia need kanaleid lisada. Nüüd oleme me ära rääkinud selle, kellele me saadame, mida me saadame
Ja nüüd hakkame rääkima, et mismoodi me siis saadame neid asju, et milline see teekond välja näeb ja mis selle teekonna üldse trigerdab. Et vaatame ühte päästikut. Päästikuid on võimalik ise luua või kasutada olemasolevaid. Kui uus päästik luua, siis see on tegelikult imelihtne, panete päästikule pealkirja ja siis valite, et milline toiming aktiveerib selle päästiku. Neid valikuid on 2. Et üks võimalus on siis see, kui kliendiga seotud kirja luuakse või värskendatakse ja teine variant on see, kus klient suhtleb veebisaidi rakendusega. Ma praegu ei hakka uut päästikut looma, vaatame mõnda, mis on juba siin olemas. Vaatame koos seda lead created, et mida see siis nagu tähendab. Lead created, ma näen müügivihje on loodud, lähen seda teekonda vaatama. Ja siis ma näen, millest see alguse on saanud. Tema on saanudki siis sellest sündmusest, et müügivihje on loodud. Järgmine etapp on, et kasutajale saadetakse teade. Kasutaja kui müügivihje omanik saab teate, et nüüd on tulnud mingisugune müügivihje, millega peab tema tegelema. Siis on antud 2 päeva ooteaega, et ta saaks sellega tegeleda ja siis on planeeritud talle telefonikõne. Kui telefonikõne on tehtud, siis on antud veel 2 päeva aega. Ja siis tuleb task juba, mis käsib vaadata üle selle müügivihje ja siis ära märkida see, kas siis lahendatuks või võidetuks või kaotatuks. Et ükski müügivihje ei jääks tähelepanuta, on väga hea niisugune meeldetuletus, mis käivitub automaatselt ja ei lase sul midagi 2 silma vahele jääda. Ja kui me oleme selle teekonna valmis teinud, siis me saame ka oma meile välja saata. Kui te teekonda ei tee ja lihtsalt hakkate meili välja saatma, siis see teekond tekib ise. Et võtan siin mõne näite näiteks lahti. Teekonna algus on lihtsalt see, et segment on valitud ja on välja saadetud üks e-mail. Igale teekonnale saab ka nime panna, sellepärast et pärast analüüsis on siis seda hea jälgida. Et kui te näiteks panete teekonnale nime, ongi näiteks mingi turundussõnum finantsjuhtidele näiteks. Ja siis pärast saate vaadata, et mis sellel teekonnal nende klientidega juhtunud on ja kas see on tulemuslik või ei ole. Nüüd me oleme kirja ka välja saatnud, nüüd meid huvitab, mida siis klient teeb, kui ta selle kirja kätte saab. Seda infot on nüüd võimalik mitmest kohast vaadata. Üks variant on, et me vaatame seda eraldi vaatest. Mina näiteks olen loonud endale sellise spetsiaalse vaate, et meilid, mille jälgija ma olen ja olen toonud siia ennast huvitava info välja. Avamiste arvu, manuste avamise arvu, linkide klõpsamise arvu ja vastamise arvu. Niimoodi on võimalik seda ühes tabelis korraga jälgida. Aga võib loomulikult jälgida ka seda lihtsalt kontaktandmete pealt, et lähete mõne kliendi peale. Otsime siit mõne kliendi näiteks. Nii. Ja vaatame, mis temaga siin toimunud on. Selleks on meil ülevaadete leht. Tundub, et viimase 30 päeva jooksul pole midagi toimunud. Muudan selle aja natukene pikemaks. Ja näen, et tema on avamisi kokku 4 tükki. Kohale toimetamise probleeme on 2 tükki. Vorme ei ole temale üldse saadetud, tekstisõnumeid samuti mitte, ei ole ka push notification'id saadetud ja mingeid kohandatud kanalite kaudu samuti pole ühendust võetud.
mind nüüd huvitab ikkagi täpsemalt, et mis selle meiliga siis on saanud. Et ma näen, et ta on avanud, ma näen, et ta on klõpsanud, aga tahaks veel rohkem asju teada. Ja palun, siin on nüüd palju rohkem detailsemat infot. Me näeme, et talle on saadetud 3 meili, mis kõik on kohale toimetatud. Ta on neid avanud 4 korda, järelikult käis mõnda kirja mitu korda vaatamas. Ja klõpsanud on ta linkidel 2 korda. Mul on võimalik näha ka seda, et kus kohas ta need on avanud. Tema on need avanud Gmailis. Mul on võimalik seda näha, mis seadmest ta on need avanud, et mida ta üldse eelistab kasutada. Tema on avanud need töölaual. Kui ta oleks mobiilis need avanud, siis ma oleks ka seda näinud. Siin on nagu veel kohale toimetamise määr. Siin on avatud meilisõnumite määr, klõpsatud meilid. Õnneks ühtegi nurjunud kohale toimetamist ei ole olnud. Ja nüüd on blokeeritud meilisõnumeid 2 tükki. Nüüd võib natukene väike konflikt tekkida, et mis mõttes blokeeritud 2 ja kohale toimetatud nagu kõik. Et kas siis saadeti kokku 5 meili või? Ja et mis mõttes, et siis 2 nagu ei nurjunud. Aga asi on selles, et see kohale toimetatud meilide arv loetakse selle pealt, mis jõuavad serverisse. Need, mis süsteemist välja ei lähegi, näiteks klient on keelanud endale turundusinfo saatmise, siis need blokeeritakse kohe ära ja siis siin on näha, et põhjus ongi selles, et nõusolek puudub. Rämpspostiks ei ole see klient meile märkinud, see on ka hea. Teine analüüsimise koht on siin menüüst. Siit kaudu on võimalik saada teekonna analüüsi ja kanali analüüsi. Tegemist on mul praegu testkeskkonnaga ja siin on väga palju sellist testandmeid, mis ei ole nagu lõpuni tehtud, et selles mõttes on natukene kehv võib-olla vaadata seda andmesisu, aga ärge sellele sisule praegu tähelepanu eriti pöörakegi. Ma lihtsalt räägin ära põhimõtte, mida siin teha saab ja mida siin näha saab. Me võime iga teekonda jälgida nimeliselt. Nagu ma ütlesin, et teete näiteks teekonna, mille panete nimeks turunduskiri kõikidele finantsjuhtidele. Siis te saate selle siit nime järgi valida ja vaadata, et mismoodi sellel teekonnal siis läks. Saab vaadata, mis staatuses on need teekonnad ja mis on teekonna eesmärk. Igale teekonnale on võimalik valida eesmärk. Siin lõpuks annab ta siis kokkuvõtte, et mitu teekonda eesmärgi saavutas, kui palju inimesi kaasati, kui palju kaasati neid meili teel, kui palju siis selle push notificationiga ja kui palju text message'iga. Et see on teekonna analüüs, siit selle info kõik kätte saab. Samuti saab teekonna kohta selle info, et mitu päeva see teekond aktiivne oli, palju inimesi kaasati. Siis siin on näha, mis hetkel, mis protsessis inimesed tulid meile. Et see on see, mis triggerdas neid, kuidas nad reageerisid teie kirjale, kas nad klikkisid kuhugi või midagi, et mis hetkest inimesed on kaasatud teie projekti, see on siit näha. Ja siin lõpuks on siis nagu väike kanali analüüs ka, et avamised, klikkimised ja siis mitteavamised, need on ka välja toodud. Kui me läheme nüüd kanali analüüsi vaatama, siis siin on natukene igav pilt selles mõttes, et minul on ainult e-mailid. Oleks mul siin nüüd ka natukene mõni push notification või text message, oleks huvitavam vaadata seda sakki, aga praegu on see ainult e-mailide kohta. Minule iseenesest meeldib see plokk siin, lingid. Siit ma saan vaadata, mis linki on kõige rohkem näiteks klõpsatud, mis on see, mis meeldib klientidele, mille vastu nad huvi tunnevad, et selle saab siit kätte. Ja jällegi on siis mitu inimest on kaasatud, kui palju on neid saadetud, kui palju on blokitud, seda näeb ka ära. Eraldi näeb selle ära, mis asjad on hardbounce'i saanud. Hardbounce on siis see, kui meili aadress on näiteks vale, sellele peaksite kindlasti tähelepanu pöörama. Ja soft bounce on siis, kui näiteks on tegemist ajutiste probleemidega, et näiteks meilipost on täis. Ja siit saame me veel näha,
kui palju on spämmiks märgitud ja kui palju on unsubscribe itud teie kirjasid. Aga nagu ma ütlesin alguses, kui ma hakkasin selle seminariga pihta, siis päris analüüsi kokkuviimine toimub Customer Insight Dataga. Et data on see, mis kogub erinevatest kohtadest andmed kokku. Nii, nüüd ma olen rääkinud analüüsist, päästikutest, teekondadest. Nüüd liigume teise ploki juurde. Vaatame üle ka sündmuste planeerimise. Et kuidas see käib. Ma siin väga pikalt ei peatu, sellepärast et mul ei ole siin nii palju neid andmeid sees, aga sündmuste loomise näitan ma teile küll ära ja miks seda kasutatakse ja miks seda on väga mugav hallata ühes kohas siin. Kui te hakkate uut sündmust looma, siis te panete sündmuse nime ära. Valite ära sündmuse tüübi, kas tegemist on konverentsiga, esitlusega, koolitusega. Ja kui te olete selle ära salvestunud, siis siia ilmub sündmuse URL. Seda URLides saate panna kas oma veebilehele kuhugi ülesse või saate kliendile saata e-maili, kuhu panete selle URL-i sisse. Ja kui nüüd klient siis registreerub selle URL-i kaudu, siis te näete ära ka need osalejad. Näitan teile mõne valmis sündmuse pealt, kuidas see osalejate kuvamine käib. Võtan siit selle näite ja ma näen, et siia on tehtud üks test go to webinari event. Siia on tekkinud see sündmuse URL. Ja nüüd ma vaatan, kas meil on ka registreerujaid siia. Jah, üks registreeruja on, aga sündmusesse sisse registreerujaid ei ole. Aga kui teil on siin nagu päris mingi sündmus, siis tõenäoliselt on neid registreerujaid ikkagi rohkem. Ja siis te saate näiteks käsitleda inimesi, kes on registreerunud, saata neile ühte tüüpi teateid ja need, kes on nagu päriselt kohe sündmusele sisse registreerunud, päriselt on seal ka osalenud, ehk nad on päriselt osalejad, siis nendele te saate saata hoopis teistsuguse sisuga sõnumeid. Miks on hea hallata siin sündmusi? Sellepärast, et teil on kõik asjad, mis selle sündmusega seotud on ühes kohas. Te saate eelarveid sisestada, arvutada kokku kõik need maksumused, mis teil läheb. Siin on esinejate info, erinevad esinejad. Näete täpselt, kes nad on. Siis teil on võimalik toimumispaikasid hallata, ruume broneerida, sponsorit hallata, et see kõik käib ühes kohas. Aga pikemalt sellel me nüüd ei peatu ja läheme tagasi oma slaidide juurde. Vaatame, mida me siis selle lahendusega nüüd ära saime tehtud. Et vaatame, kordame üle, mis kasu meil siis sellest Customer Insight Journey'st oli. Meil oli probleem, et andmed on laiali erinevates süsteemides. Nüüd te nägite, et andmed on kompaktselt koos. Customer Insight on need koondanud ühtseks vaateks. Raskused õigete sihtrühmade määramisel. Nüüd te saite sihtrühmi määrata, see oli see segmentide koostamine. Neid segmente sai nüüd teha väga lihtsalt, väga keeruliselt. Saite juba valmis tehtud segmente kasutada, need ei ole kuskil enam laiali erinevate inimeste käes, vaid teil on kohe ka info juures, millal seda näiteks kasutanud olete. See on nutikas reaalajas segmenteerimine. Need segmendid, mida te ka koostate, näiteks Tallinna elanikud, kui lisandub inimesi, kellel on elukohaks Tallinn, siis need ilmuvad sinna segmentidele automaatselt juurde. Et need segmendid on dünaamilised. Probleem oli, et sõnumid ei ole piisavalt personaalsed. Nüüd on võimalik neid isikupärastada. Ja see põhjus, see peamine põhjus, et turundus reageerib aeglaselt kliendi tegevusele, see sai triggeritega ära lahendatud.
olemegi lõppele jõudnud. Kena päeva jätku teile ja ärge laske oma väärtuslikel turundusandmetel raisku minna. Viige oma turundus uuele tasemele. Aitäh!